Siin ma kogemata vajutasin lõpetusele, katkestasin video ära. Et see tuli keegi naine, sauade kuninganna, ta tõi sellele mehele uuesti seda küllust, seda mugavust, seda rõõmu, mida see mees nii vajas. Ja huvitav, see mees uuesti jõi. Ta jõi uuesti vahepeal ja oli tohutu piin, et näha seda armast naist, aga mitte teda puudutada, eks ole, et noh, te saite uuesti kokku, võib-olla tõesti harva. See mees nii igatses teie järgi, et ta oli piin olla teie kõrval ja mitte saada teid kallistada ja tunda nagu oma naisena on ju teid. Ja mis sai edasi? Tulid pettused, tulid lüüa saamised, mingisugused konfliktid ja siis äkki tuli päike ja tuli torm. Teie õnnele tõmmati nagu täiesti vesi peale. Ma räägin, et siin võis keegi kirjutada veel midagi ja siin kurjad keeled võisid rääkida teie mõlema kohta midagi. Ühesõnaga tuli äkiline nagu lõpp, et kõik oli justkui nagu veel hea, aga äkki tuli kõik, on ju. Nii. Ja mis sai edasi? Siis mõlemad te läksite illusiooni või see mees läks illusiooni. Et töö see on kõik, et töö ongi see minu õnn, eks ole, et mul ei jäägi muud üle, kui tunda õnne ainult töötamisest, seal igapäevaasjade tegemisest, aga see oli illusioon. Oleks pidanud palju targemalt käituma, oleks pidanud järgi mõtlema, et kuidas käituda, et see oli illusioon. Võib-olla see mees langeski tänu selle haiget saamisele illusiooni ja läks ära üle pea kaela nagu töösse, on ju. Nii, ja mis sai edasi? Aga müntide kuninganna, ta sai aru ja et see ilus illusioon, et temast oleks võinud saada, et teist oleks võinud saada tema naine, see illusioon purunes. Tal oli kahju, et mees langes mingisuguse asja lõksu, mingi sündmuse lõksu, on ju, kus teda veeti lõksu justkui. Aga see naine ei väsinud nagu armastamas seda meest. Tal olid sellel naisel ehk teil olid väga positiivsed tunded, emotsioonid selle mehe suhtes ja minu arust ikkagi hakkasite otsima aktiivselt temaga nagu kokku saamist. Võib-olla ta oli vahepeal kadunud, te isegi ei teadnud, kus ta võib-olla elab see mees või teadsite, aga te ei saanud kuidagi nagu temaga kokku, aga te hakkasite otsima nagu vahendit või teed temani uuesti. Et teie ei laskunud sellisesse meeleheitesse, kuigi teie tuju oli ka rikutud. Ja naine hakkas avastama, et kust leida ja kuidas leida teed selle meheni, et mis temaga vahepeal juhtunud, kas ta on ikka elus, on ju, kas temaga on kõik korras, et mis temaga toimub, on ju, aga mehel oli elus mingi konflikt. Tal oli mingisugune sõda, kas iseendaga, mille või kellega sul see sõda oli. Ta oli nagu justkui lõksus, ta tahaks tegutseda, ta ei saanud. Ja siis käis kogu aeg see sisemine konflikt tal iseendaga. Ta tahtis justkui ennast vabaks päästa, aga ta ei saanud. Ta oli justkui lõksus, on ju. Sest midagi oli väga-väga muutunud. Nii. Te saite selle mehega ühenduse, aga mees oli juba hoopis teistsugune. Te ei teadnud, kas armastus veel teie vahel on üldse võimalik, sihuke armastav käitumine või ei ole. Te tasakesi paotasite ust läbi mingi, minu arust te saite temaga uuesti ühendused, hakkasite temaga suhtlema või kuidagi läbi käima, aga õrnalt niimoodi vaiksed nagu maad kuulates, et kuidas sellel mehel praegu on, kuidas ta läheb, on ju. Hästi nagu ettevaatlikult püüdsite saada infot, mis selle mehe elus vahepeal oli toimunud. Mees oli suhteliselt vapper,
ta rääkis, mis tema elus vahepeal on toimunud, noh, nii head kui halba. Et mis siis tollest naisest tal sai seal, kes tal seal oli, on ju. Millega ta, mida positiivset on ta teinud, on ju. Ja mis tal selle armastuse maailmas, et kuidas seal teda varitseti nii-öelda. Aga ütleb, et noh, nüüd ma olen uuesti nii-öelda nagu tagasi teel. Ma uuesti naudin elu. Mul on nüüd jõud tagasi, mul on tahe elada tagasi. Ja ma olen valmis ka kas või võitlema, kui peab jälle kuskile võitlusse astuma. Ühesõnaga, naine sai uuesti kontakti selle mehega. Ja mees hakkas ennast avama talle, ta hakkas vaikselt rääkima, mis tal vahepeal elus on juhtunud. Ja tegelikult on sellest kõigest kurbusest, kõigest sellest on ta välja tulnud, ta on taastunud, ta on jõud tagasi ja valmis nii-öelda uuesti eluga edasi minema. Ja kaardipaki all on surmakaart, see tähendab, et see teie suhe läkski transformatsiooni ja praegu see suhe on teie vahel muutumas. Nii. Vaatame. Need on natuke teistsugused kaardid, nad on ka tarokaardid, aga natuke teistsugused, et ma just mõtlesin, et huvitav, kuidas ma saan, kas ma suudan midagi teile siit välja lugeda, aga tegelikult kaardid ilusti räägivad. Okei, te olete praegu sellises kohas, te olete uuesti üksteisega kokku saanud. Mõlemaid on elu siin kõvasti nagu raputanud, ühte vähem, teist rohkem, on ju. Meest ilmselt rohkem on raputanud elu kui teid. Nii. Ja mis nüüd saab edasi? Nüüd te olete kokku saanud. Teate, mis üksteise elus on toimunud, nii palju kui teate. Mis saab nüüd edasi? Mis nüüd saab edasi teie vahel? Mis nüüd saab edasi teie vahel? Nii. Hakkate edasi minema sealt, kus see teie suhe nagu läks lõhki. Ja selle vana russude peale lõhute selle vana kõik ära, mis teil oli teie vahel. Alustate täiesti nullist. Alustab nii mees, kui alustate teie, eks ole, et mõlemad alustate nagu suhte ülesehitamist täiesti nullist. Nii. Mees nagu sammhaaval, teie siis nagu natuke kõheldes, eks ole, et selle suhte ülesehitamist. Nii, siin on karikate kuninganna avastamised. Naise, teie hirm või te tahate teada, kas mees ikka joob veel alkoholi, on ju? Kas tal on alkoholisõltuvus? Sest teil on hirm, et kes on juba kunagi joonud, kes on ukse sellele vaikselt avanud. Seal ei ole vaja palju, et uuesti selle alkoholi lõksu minna. Ja te tahtsite teada, et kas see mees veel joob. Ja mis ta teile vastas? Me küll enne vaatasime, aga mis ta teile vastas? Et kas ta joob? Mis ta vastas teile? Ta sai kohe aru, et jah, naisel on väga suur huvi, ta ei küsi niisama, ta tahab teada. Mees korra nagu kõhkles, et mida teha, et kas vastata või mitte, on ju. Aga ta sai aru, et naisel on tõeline huvi selle küsimuse vastu, et ta tahab teada, siis ta saab kuradi, ma pean talle vastama, ütles, et ei, ma ei joo enam alkoholi, ma lõpetasin sellega ära. Ma ei joo enam alkoholi üldse. Nii, mis nüüd edasi ta saab siin teie vahel? Naine sai selle info teada. Mees vastas talle. Mis saab edasi nüüd? See on juba praeguses olukorras. Tänapäevas kõik siin, mis nüüd edasi saab teie vahel, vaatame, mis saab edasi teil teie vahel siin. Aga meesterahvas on õnnelik teiega uuesti suheldes või kokku saades, tema on õnnelik uuesti. Teie tunnete ka, et siuke võidutunne on, et jess, et näed, meil hakkas suhe läks edasi. Teis ei ole võib-olla, ikkagi kaardid näitavad niimoodi, et mees on teisse kogu aeg armunud, mitte teie.
et teil on tema vastu tunded, aga mehe tunded on kohe kõvasti üle. Teil ei ole nii tugevad tunded, aga see ei tähenda, et teile see mees ei meeldi, meeldib. Aga te nagu tõmbate nagu oma tunnetes tagasi. Aga teil on ka ikkagi suhteliselt tugev tõmme selle mehe suhtes. Teie olete ka õnnelik, et küll on hea, et see suhe hakkas uuesti kuhugi poole meil arenema. Nii praeguse hetkes, mis teie vahel toimub? No mehel uuesti kõik see energia aktiveerub, mis kunagi nii-öelda oli magavas olekus. Hästi tugevalt tuleb jällegi see tuleenergia sellel mehel üles, sauvad energia tuleb üles, karikad hakkavad täituma uuesti. Ta ärkab nagu ellu ja hakkab uuesti uurima, lähtudes armastusest, teie kohta on ju. Et kuidas teil on läinud? Teie ütlete, et rahulikud, stabiilselt. Et nii ühte kui teist on minul olnud, on ju, olen siin tööd teinud, aga olen ka nii-öelda elud peksa saanud, ütlete niimoodi. Olen ka lüüa saanud. Mul on olnud päris halbu perioode, kus ma tundsin, et ma lihtsalt ei suuda enam, et see elu nii piinab mind, miks mulle niimoodi haiget tehakse. Et ma olen vahepeal mõelnud sinu peale, et kuidas sul seal läheb seal üksinduses. Räägite nagu mehele, et siis kui meil hästi raske, siis ma meenutasin sind ja mõtlesin, et huvitav, kus sa seal oled, millega sa tegeled, on ju. Nii, mis teil veel toimub siin praeguses hetkes? Kusjuures mees hakkab hästi jõuliselt nüüd teie suunas käituma. Et ärge siis ehmatage, ta on võtnud nagu otsuse vastu, et tema hakkab hoopis uut moodi seda suhet nüüd üles ehitama, võtab julguse kokku ja hakkab aktiivselt teie suunas käituma. Ta on selle otsuse vastu võtnud. Paki all on ka mõõkate 4, et siin on ta nagu võitlemine, et ta on valmis selle suhte eest võitlema. Et nüüd ta enam ei oota niisama, et ma ei tee mitte midagi, et ei, nüüd ma hakkan tegutsema, ma hakkan oma armastuse eest võitlema, ütleb see mees. Nii et praegu ongi selles hetkes, selles tänapäevas jõudsime looga siia hetke välja ja me ei vaata, kuhu see suhe viib, kuhu ta viib, sest teie peate ikkagi, te olete need, kes teevad otsuseid. Me ei vaata praegu, kuhu ta läheb, sest teie õigus on valida. Aga vaatame, mida ütlevad kõrgemad jõud teie suhte kohta, teie läbisaamise kohta. Mida ütlevad kõrgemad jõud teie selle läbisaamise või selle suhte kohta, suhtlemise kohta, on ju. Naisele öeldakse, et kuule sina müntide kuninganna siin, ära ole nii julm temaga ja käitu nagu ettevaatlikumalt tema. Sa võid talle haiget teha oma sõnadega, ole palun leebem ja ka palun näitama tundeid üles. Sa oled nagu müntide kuninganna, aga tema tahab sinu kui naise emotsioone ja kirge näha. Näita oma kirge ja palun ära ole nii julm. Palun ära tee talle oma sõnadega, et käitu oma sõnadega ettevaatlikult, kui sa selle mehega suhtled. Et käitu selle mehega ettevaatlikult, kui sa suhtled. Et teil on väga suur potentsiaal saada õnnelikuks koos, et ära talla nagu teise inimese rõõmu nagu jalge alla, aga samas ka ära survesta teda. Anna nagu oma õnnele võimalus, aga ära survesta teda, et ära võta kõike nii mõistuse põhiselt ja nii maiselt, on ju.
seepärast mees arvab siis, et noh, mees hakkab jälgima, et aga kas see üldse naine mind enam armastabki, äkki ta ei armasta mind. aga mees ju tahab võitu teie üle. ärge siis nagu seda ära kustutage, seda tuld mehe sees. näidake, kui teil on tunded, näidake seda välja, palun ärge tehke oma sõnadega sellele mehele haiget. nii, mida veel tahavad kõrgemad jõud teie kohta öelda? tarkus on siin hästi oluline, kui te lähete oma uurimusretkele üksteise suhtes, on ju, et te peate käituma õrnalt, et mitte siin üksteise illusioone purustada või no, oma unistusi, mitte illusioone, vaid oma unistusi purustada. et arvestage sellega, et see mees armastab teid. et käituge targalt. et noh, siin on nagu nõud, eks ole, portselanist nõud, et ärge lõhkuge neid, ärge olge nagu elevant portselanipoes, on ju. aga mida tahate meesterahvale öelda edasi? no mees juba nagunii tegutseb selle naise suunas, sest ta tahab seda naist, sest ta on päike, ta lendab päikese poole, et see naine on tema päike ja ta läheb ära muutusesse. ja nii, et tuleb, et sauad noh, tuleb sihuke hästi jõulised muutused, mees ise muutub hästi aktiivseks selle naise suhtes, sest tal on hästi tugevad tunded selle naise suhtes. aga hoiatatakse naist, et palun ära ole nii, näita oma tundeid välja ja ära tee oma sõnadega sellele mehele haiget, ta ei ole seda väärt. selle mehel on väga tugevad tunded teie vastu. et isegi kui te olete nagu maamärk, on ju, kes nagu eriti ei julge või ei oska oma tundeid näidata, püüdke vähemalt mitte sõnadega haiget teha. nii oleks tahtmine küsida, mis edasi saab, aga midagi saab, sellepärast et teil on väga suur potentsiaal. Teil on väga suur potentsiaal, et siit hakkab midagi arenema. aga väga huvitav hoiatus tuli jah, kõrgemalt poolt teile just teile. ma loodan, et jäite selle videoga rahule, et see teile meeldis. pange like, kui teile meeldis, kirjutage kommentaar, kui soovite. uued tulijad, vajutage tellinuppu ja ka musta kellukest. siis saate alati teavitused, kui ma olen uue video üles laadinud. kes tahab aga oma isiklikele küsimustele vastuseid saada, siis seda ma teen Messengeris. video teel teeme videoseansi teiega, teie võite omal juba valmis kirjutada paberilehele küsimused ja siis saate hakata ükshaaval mulle neid esitama, sest küsimusi saab alati esitada ainult ükshaaval, muidu ma ei saa mitut asja korraga küsida ja siis oodata, et ma oskan niimoodi vastata. et küsimused tuleb alati esitada ühekaupa. see seanss Messengeris on tasuline, see ei ole tasuta, sest siin te saate kõike tasuta. et siin ma palun ainult, et pange like ja kirjutage kommentaar, muud ma siin ei soovigi tasuks oma nende videote eest, aga see on ikkagi nagu rahaline teenus, kus ma aitan teid. see seanss teiega võib kesta umbes tund, ei pruugi, aga võib. ja siin ei olene sellest, et palju te küsite, eks ole, et palju te tahate küsida küsimusi, nii palju küsitegi. minul ei ole niimoodi, et vot nii selline summa ja nii palju küsimusi, ei. nii palju, kui tahate küsida, nii palju küsitegi. tavaliselt tunni ajaga me oleme ikkagi hakkama saanud. et võib-olla mõnel läheb üle, on ju, aga üldiselt tunni aja sisse alati mahub ära see seansi aeg, et inimene saab kõik oma soovitud küsimustele vastused. millega ma ei tegele, on terviseteemad ja kohtuteemad. ükskõik siis, mis kujul, pärandused, mis iganes seal, kui on lahutuse, kellel jääb lastehooldusõigus, vot selliste asjadega mina ei tegele. ja siis, kui keegi on huvitatud kätega ravimisest, see on reiki ehk eluenergia. mina olen läbinud usui reiki 1. ja 2. astme. ja ma saan saata teile ka kaugreikid. see on selline eluenergia. reiki on ise hästi selline tark energia, ta on juba iidne energia. ta teab alati, kui teda saata, kuhu ta tegelikult peab minema, kus on inimesel see õige koht. kas ta läheb füüsilisse kehasse, kas ta läheb mentaalsesse kehasse, kas ta läheb kuskile minevikku, kus on inimese probleemiga seal vaja tegelikult tegeleda, on ju. et see on sihuke hästi-hästi tark energia.
ja selle abil saab siis parandada, noh, nii palju kui inimesel on määratud, on ju, kuidas, missugune tema elutee on, et kas aidata terveneda, mingi probleemi lahustada, mingeid oma hirme lahustada. kui inimene ei ole tasakaalus, et siis saada talle harmooniat, et ta läheks tasakaalu ja rahulollu. et see on ka tasuline teenus, et kui soovite, siis võime seda asja arutada ja siis saan ma teile nagu seda teenust osutada. ja siis on vist tänaseks kõik. Ma panen selle video ülesse 2 osas, sest kogemata ma tahtsin pausile panna, aga katkestasin ära. Nii et video tuleb 2 osas, et vabandage. Et nii juhtus, aga noh, pole midagi, vahest ikka juhtub, tegijal ikka juhtub, nagu öeldakse. Aga siis kohtume varsti jälle.